Tervist, Tartu! Mina olen Kaarel Ots, Nasdaq Tallinna börsijuht ja soovin teid täna tervitada Tartu ettevõtlusnädala raames ja eeskätt 8. oktoobril aset leidnud teenusmajanduse päeva puhul. Nimelt ma olen juba paar-kolm aastat teenusmajanduse koja nõukogu esimees. Ja mul on tegelikult väga kahju, et ma ei saa ise Tartus kohal olla, aga elu on juba kord niimoodi, et 8. oktoobril on mu lapse sünnipäev. Nii et panin prioriteedid selles osas paika. Kas te teadsite, et teenusmajandussektoris töötab Eestis enam kui 450 000 inimest? Ja sellega on see sektor konkurentsitud kõige suurem tööandja ja maksumaksja Eestis. Teenusmajanduse ettevõtted moodustab, kui nende panus siis moodustab 70% Eesti SKT-st. Muljet avaldav. Teenusmajanduse koda asutati 10 aastat tagasi. Ehk et sel aastal siis peame oma esimest päris juubelit. Tänaseks me oleme välja töötanud visiooni nimega Isemajandav Eesti. Isemajandav Eesti visioon on sisuliselt ideekavand päris riigireformiks, millest on räägitud juba, ma ei tea kui palju aastaid, aga mis kuidagi väga kuhugi jõudnud ei ole. Riigireform, mis hõlmaks endas nii haridus, tervishoiu kui maksusüsteemi. Ja selle plaani sisu, nagu see nimigi ütleb, on lihtsalt öeldes see, et iga inimene saaks soovi korral olla ise majandav ja endaga hästi hakkama saab. Ma leian, et miljoni rahvana ei ole meil muud varianti seda riiki mõistlikult üleval pidada ja arendada, ilma et iga maksumaksja, iga kodanik, iga inimene saaks aru, kus kohast raha tuleb ja kuhu raha läheb. Ja sellest visioonist lähtuvalt on igal inimesel, kes Eestis elab, isiklik vastutus jätkusuutliku ja majanduslikult hästi toimiva riigi kujundamisel. Ja ma loodan, et nii meie teenusmajanduse kojana kui teie saame siis sellele oma kas siis väikese või suure panuse anda. Igal juhul nautige seda nädalat, nautige teenusmajanduse päeva, aitäh ja loodetavasti järgmisel aastal kohtume.